Tervist! Mina olen Ott Ajots ning olen kogunenud täna siia, et rääkida teile folk-rock ansamblist nimega Zetod. Nimelt olen siin neid veidi uurinud ja kuulanud ning olen nüüdseks nende muusikast üsna sillas. Proovin järgmise 18 minuti jooksul põhjendada, miks on Zetosid saatnud selline edu, nagu neil osaks on saanud. Kuidas on nad pärimusmuusika areenil võtmerolli mänginud ning miks nad mulle hirmsasti meeldivad. Seega räägime natuke Zetode taustast ning seejärel kuuleme ka natuke muusikat. Stuudios on haige inimene, seega vabandan nohuse hääle pärast. Kõik algas aastal 2003. Kihnu poisid olevat oma bändi teinud ja seetõttu tekkis Setomaal küsimus, et miks nende poistel oma bändi pole. Värska kultuurikeskuse juhataja võttiski kätte ja kirjutas projekti. Nõnda kutsuti noortest Seto poistest kokku bänd. Juhendajaks sai tänapäevalgi mitmetes ansamblites tuntud trummar Kristjan Priks. Ansambli algkoosseisus startisid Jalmar Vabarna, Artur Linnus, Jaanus Viskar ning Heimar Puurma. Neist vast kõige tuntum täna Jalmar, tolle ajal 16 aasta vanune. Esimene album Lätsi välja kaema ilmus aastal 2005. Sealt on tuntud hitid Õss Vea ja Põdralaul. Laialdasema tunnustuse osaliseks said Zeto taga oma teise albumi Lätsi tarr tagasi tulemusena. Selle kaua mängivaga nägi ilmavalgust Zetode siiamaani kõige kuulsam hitt, mida tunneb vast iga eestlane, Kergotamine. 2009. aastal pärjati Zetod Eesti muusikaauhindadel aasta etno-folk-artisti auhinnaga. Sealt alates on Zetod avaldanud veel 4 albumit. Lätsi Sanna avaldati 2010. aastal ning nomineeriti kohe ka parimaks etno-folk-albumiks. Lätsi Kõrtsu võitis selle auhinna 2014. aastal ehk aasta pärast ilmumist. Lätsi Liina avaldati 2018. aastal, siis tähistas ansamblil ühtlasi oma 15. tegutsemisaastat ning sellega taaselustati mitu vana hitti. Ning viimaks Traadilda. Tõlkest Traadita ehk live a cappella album, mis ilmus aastal 2020 ning mis salvestati Vabarna enda Treski küünis. Zetosid on pärjatud etnokulpidega. Nad on esinenud erinevatel pärimusmuusikafestivalidel nagu näiteks Viru Folk, Viljandi pärimusmuusikafestival, Hiiu Folk, Märjamaa Folk ja Võru Folkloorifestival. Samuti on esinetud rockmuusikafestivalidel nagu näiteks Rabarokil ja Kaparokil. Käidud on ka eri riikides nagu Lätis, Leedus, Rootsis, Soomes, USAs, Prantsusmaal, Belgias, Poolas ja Venemaal. Aga aitab nüüd teooriast ning liigume selle juurde, mis päriselt loeb, muusika. Ja kuuleme ka paar intervjuu lõiku. Alustakski siis kohe Zetode kõige tuntumast laulust Kergotamine. Lasen kõigepealt arhiivi salvestist aastast 1913, mille kogus armas Otto Väisänen ja mis pärineb Saatse või nüüd siis Setomaa vallast Vedernika külast. Peale seda kuulete lõiku samast laulust, kuid siis juba tänapäevases 6 Zetode esituses. Kes kergole, kes kergo jalale, kergo jalgats, nii latse päevahti. Tullid üles hummokulla. Kes kergole, kes kergo jalale, kergo jalgats, nii latse päevahti. Varra inne valgeta. Kes kergole, kes kergo jalale, kergo jalgats, nii latse päevahti. Aieki sälga hyö hamma. Väärib vast mainimist, et laulul Kergotamine on Spotify's hetkel 196 000 kuulamist. Nii et ühe Eesti laulu kohta päris märkimisväärne summa. Kuid tahaks ka võib-olla natuke sukelduda Zetode oma arhiivi. Ilustamaks, kui pika tee ansambel Zetod on muusikaliselt juba käinud, võrdleks Õss Vea 2 versiooni. Esimene 2005. aasta albumilt ning siis teine 2013. aasta laivilt. Kuid sarnane variant jõudis ka 2018. aasta albumile. Seda kahjuks hankida ei olnud võimalik. Aga kuulame.
Lätsi sõbraga kõrrast välja hulkima, naisi kaema veigad ilosid. Lätsi sõbraga kõrrast välja hulkima, naisi kaema veigad ilosid. Oi mi kõmbame, oi kus mi kõmbame, näes mi näiosid veigad ilosid. Oi mi kõmbame, oi kus mi kõmbame, näes mi näiosid veigad ilosid. Ilm hämärdu, õkvan hakkas sadama, plaan ei poolele seoski kõrrast meil. Ilm hämärdu, õkvan hakkas sadama, plaan ei poolele seoski kõrrast meil. Jälki uulitsal oma vana sõbraga, näes mi näiosid veigad ilosid. Jälki uulitsal oma vana sõbraga, näes mi näiosid veigad ilosid. Lätsi sõbraga kõrrast välja hulkima, naisi kaema veigad ilosid. Lätsi sõbraga kõrrast välja hulkima, naisi kaema veigad ilosid. Oi mi kõmbame, ohi kuis mi kõmbame, tuules vasta meil ütlegi näiokast kõik koos. Oi mi kõmbame, oi kus mi kõmbame, tuules vasta meil ütlegi näiokast. Ildu hämärdu, vanakas sadama, plaan jäi poolele seoski kõrrast meil. Ildu hämärdu, vanakas sadama, plaan jäi poolele seoski kõrrast meil. Jälki uulitsal oma vana sõbraga, näes mi näiosid veigad ilosid. Jälki uulitsal oma vana sõbraga, näes mi näiosid veigad ilosid. Küllap vast panite tähele, et viimase versiooni laulja oli teine. Nimelt algusaastail lõõritas hõbehäälne bassimees Jaanus Viskar, nüüd aga laulab Jalmar Vabarna. Aga keskenduks ka veidi Zetode muusika sisule. Murdevõhikul võib see pahatihti tahaplaanile jääda. Kuid õnneks on Zetode plaadiga kaasas ka tõlge või iga loo kohta selline sisu kokkuvõte. Uurisingi veidi neid ning leidsin ühe huvitavama näite. Järgneb helilõik ERR-i raadiosaatest Folgi album. Hääle omanikuks Jalmar Vabarna, kes parajasti tutvustab albumit Traadilda. 9. lugu on Naasevõtt ja see räägib väga-väga kummalise loo, et ma tahaks siinkohal isegi meie eestikeelse ja lausa inglisekeelse ka, kui lubate kokkuvõtte ette lugeda, sellepärast et see on väga värvikas lugu, et kui eestlased kuulavad seda või loevad, siis nemad on veel enam-vähem nõus kõigega, aga ma arvan, et välismaalastele oleks see kokkuvõte ikka eriskummaline, et nemad kindlasti mõtlevad, et kes me sellised oleme. Vennad, kuulake, ma ütlen teile, milline naine tuleb võtta. Ära võtta vana naist, see on leiva raiskamine. Ära võtta suurt naist, kulub palju riiet. Parem võtta väike naine. Väike naine kaob aga heina sisse ära. Mees läheb sepa juurde ja palub, et see teaks talle kaotatud naise otsimiseks reha. Kaasa leitud viib mees ta koju kuivama, aga seal söövad prussakat ta ära, nii et mees jääb ikka ilma naiseta. Brothers, listen to my advice. Don't marry an old woman, it's a waste of bread. Don't marry a big woman, it's a waste of cloth. It's better to marry a small woman, but the small one gets lost in hay. The man then asks a blacksmith to make him a rake to help him find his lost wife. When he finds her, he takes her back home to dry. But there she gets eaten by cockroaches. In the end, the man loses his wife. Et kui välismaalane seda kuuleks, siis ma arvan, et ta vaataks meie peale hoopis teise pilguga. Paratamatult tekib kuulajail küsimus, kust säärased lood pärit on. Ennist lasin lugu Kergotamine, mis on tõepoolest arhiivist leitav, kuid juba 12. klassis käies rääkis Jalmar ETV saates Tsirk, tsirk, tsirgukene, kuidas need on vanad seto rahvaviisid, mis pärinevadki lauluemadelt, mõned ka oma tehtud.
Järgneb Raadio 2 intervjuuklipp, kus Zetode liikmed vastavadki küsimusele, kus need lood ja laulud pärit on. Vanemate käest, sõprade käest, kogumikest, kõik kuidas juhtunud on? Õnnelikul kombel me elame kõik sellist elu, et ikka puutume kokku pärimusmuusikaga, kas siis kuulame, esitame, laulame, et kuskilt ikka tuleb ja jääb kõrvu neid huvitavaid pärle, mida siis tahaks omal moel bändile arranžeerida. Või siis on tekkinud mingi riff ja et siia võiks midagi lugu, helistatakse nii, kas sul on pakkuda midagi ja nii jõuavad ka need. Ja et üldiselt see 2 komponendist käib, on see pärimuspool ja siis see rocki pool, et võib-olla 50-50, üks tuleb enne ja siis teisel poolel tuleb teine enne ja saavad kenasti kokku. Prooviks nüüd siis veidi analüüsida, miks on Zetod nii head ja edukad, seejärel annan ka mina oma väikse isikliku pilgu ning hinnangu ansamblile. Aga annaks esmase kokkuvõtte läbi Ando Kivibergi sõnade, mis minu arvates tabavad kõike naelapea pihta. Tema on väidetavalt Zetosid kirjeldades öelnud nii, et Zetod on noored nägusad poisid, kes mõjuvad peavoolutajate kõrval tänu eriomasele kultuuritaustale eksootilisena. Lisaks lavaline sarm, järjest paranev pillimänguoskus ning maitsekad, nutikad ja vägised rahvalaulude, pillilugude traadised seaded, mis tekitavad pärimusmuusika võõramaski kuulajas põnevust ja ka äratundmist. Kindlasti on Zetod oma eeskujuga inspireerivad ning seega ülioluline pärimusmuusikale tähelepanu tõmbaja. Tsitaadi lõpp. Kuuldud hinnangus on siis tegelikult vastused mitmele küsimusele. Miks lähevad Zetod peale laiemale kuulajaskonnale, miks mängivad nad pärimusmuusikas olulist rolli ning miks nad seda ka edaspidi teevad. Veel ühe huvitava hinnangu on andnud Aimar Ventsel Raadio 2, kes rääkis Rabarokki tutvustavas ETV saates 2009. aastal nõnda. Zetod on väga hea live-bänd. Nende kontserti esinemised on lihtsalt väga head. Jalmar Vabar on ideaalne frontman. Et juba selle kontserti elamus on minu meelest neil tõeliselt Eesti parimaid. Teine asi, mis minu Zetode fenomen on see, et nad on nagu folk-rock ansambel, aga nad ei käi neid vanu tuntud folgilugusid. Neil on omad lood, neil on head tekstid ja lood on lihtsad, et neil on võimalik kaasa laulda. Ja üks asi, mis on väga omaette fenomen, on see, et nad on setud, et nad on uhked selle üle ja mina isiklikult ei saagi nagu aru, mis see, nagu see põhiline point selle setu olemises on, aga ma arvan, see teeb nad inimestele ka mingipidi ääretult sümpaatseks. Aga nüüd, arvestades, et ma ei tee siin just kõige kõrgema profiili ajakirjandust, siis luban endale väikse lõpusektsiooni siin raadiosaates, mis on mõeldud minu isikliku fännluse kajastamiseks. Nimetaksin mõned laulud, mis mulle meeldivad ja seejärel lasen mõnest ka lõigu, mis kätte saadavad olid. Samas pean hoiatama, et ma absoluutselt ei oska neid pealkirju õigesti hääldada, aga proovin sellegi poolest. Kuulamisele tulevad järjekorda pandult Käekülv Orgo Orasõ, Kuldne noorik, Kussa lupat ja Käekäve käppe pääle. Igast ühest siis enam-vähem pool minutit. Lisaks nimetaksin ära veel juba kuuldud lood Õssvjä ja Kergotamine. Üldiselt soovitaksin kuulajaile 2018. aasta albumit Lätsi liina, mis on minu arust kõige lihvitum ning ühtlasi kõige rockilikum album, mis neil on, ka Koit Raudsepa arvates, ning mulle personaalselt selline väga omanäoline ja raju küte kohutavalt meeldib. Aga kuuleme neid loolõike ja loodetavasti need äratavad siis mingisuguse huvi kuulajas. Küll Vorgo Orasõ, Kara kraavi perve pääle viis vaas veery kesva piis pille orja marja veery vitsa hellero veljo küll Vorgo Orasõ, viis vaas veery kesva piis pille orja marja veery vitsa hellero saie viili vinnyn ystävi hellero Sarapuu ol sanna takkah kuldne noori. Sarapuu ol sanna takkah hellero. Tammõpuu ol tare takkah kuldne noori.
tammõpuu ol tarõdaka helle helle roo. Ongi aeg otsad kokku tõmmata. Selleks korraks on saade läbi. Tuletan meelde, et Zetod tegutsevad endiselt. Nad ei anna just ülemäära palju kontserte, kuid soovitan suvel igal juhul silmad lahti hoida ning kavatsen ise sama teha. Hetkel mängivad Zetode koosseisus Jalmar Vabarna, Jaanus Viskar, Artur Linnus, Matis Leima ja Martin Kütt. Loodetavasti suutsin mingisugustki huvi Zetode vastu äratada ning kui äratasin, siis nende lood on erinevatel muusikavoogedastusplatvormidel täitsa saadaval kohe kuulamiseks. Mina olen endiselt haige ning nimeks on mul ka endiselt Ott Ajaots. Aitäh kuulamast, nägemist! Näiokasedi noorekese, kes kergole, kes kergojalale, kergojal katski, latse päälahki ja hopsti ülejäänud lood tulevad kontserdil.